Tere tulemast kuulama ja vaatama Tervisetasku podcasti koos Kadri Kahega. Mina olen Kadri. Ja mina olen Kadri. Ning Kadri, kas sa tead, et täna on selline veidikene tähelepanuväärne päev? Absoluutselt. Ja, aga ka sellepärast, et täna on meie 10. podcast. Et ma mäletan, et kui kunagi hakkasime tegema podcasti, et Andrei Shevakin ühes enda podcastis ütles, et no enamik inimesi, nad langevad kuskil seal 4. podcasti juures ära, aga et vaat, kui sa jõuad 10. podcastini, et siis on korralik asi. Ma arvan, et korralik asi. Ennem kui ma luban sul, Kadri, selle tänase teema ja meie saatekülalisi tutvustada, ma tahaksin üldse teada, kuidas sina AI-sse suhtud? Kas sa enda tööl kasutad AI-d? No mina olen klassikaline jurist. Mulle meeldib paber, pliiats, raamat. Sa tead, et need ei kao mitte kuhugile, et need on midagi kindlat käes. Aga mis on hästi põnev ja mida ma olen jälginud, et viimasel ajal on tekkinud nii-öelda need AI influencerid. Ma ei tea, Kadri, kas sa oled näinud neid Instagramis? Ei, no ma nii vana ei ole, ma ikka midagi näen. Et just eelmine nädal ma proovisin ise ja ma lõin enda esimese AI influenceri. Isabel on tema nimi. Nii, ja tema siis aitab sul tööd teha? No võib-olla hakkab kunagi sissetulekut teenima, kui ta saab kõik brändi kokkulepped. Aga okay. Kadri, sotsiaalvaldkonnas ja koduhoolduses, kuidas sul on? Kui ma AI-le mõtlen, siis personalitöös ma kasutan AI-d ja ma suhtun temasse väga avatult, aga ettevaatlikult. Aga ma esitasin kunagi, kui igal pool hakkasid need uudised tulema, et kas AI võib võtta ära töö. Siis ma mõtlesin võib-olla sellise personalijuhi töö, ta võib-olla natuke võib ära võtta, aga siis ma mõtlesin ka nende koduhooldustöötajatele, kes siis päriselt osutavad teenust niimoodi üks ühele, inimlikkus. Seal ma arvan, et ta veel ei võta, aga kindlasti võib-olla saab kuidagi temaga koos seda, kuidagi saab tema rakendada ikkagi. Just. Aga ehk siis sa arvad, et sinu juristitööd ei ole küsimus täna, kas AI võtab, vaid kuidas sa ei arva, et see nii on? No millegipärast kõigile mitte juura inimestele meeldib alati mõelda, et kõik lepingud saaks AI-ga teha, kohtuotsused võiks teha AI-ga, aga tegelikult mulle tundub, et see nii-öelda inimlik aspekt, et päris head juristid ei suuda asendada. Aga Kadri, ärme viivita rohkem aega, tutvustame need külalised ka lõpuks. Ma tahtsin just sama öelda, et vaata nüüd on see meie ego on käes, nii sinuga, palun. Okei, esimesena meiega siin vestlemas Agur Jõgi, kes on Pipedrive'i tehnoloogia juht. Tere tulemast. Palju õnne sünnipäevaks. Aitäh. Ja siis teisena meil on siin Kersti Vennas, kes on Instari Soome ja Baltikumi tegevjuht. Ja kuna täna on juhtumisi mitte ainult meie 10. nii-öelda sünnipäev, vaid ka võta laps tööle kaasa päev, siis on meiega siia liitunud ka Emilia. Just, tere tulemast. Saame siin väikse plaksutuse teha. Tere. Nii nagu ma tegelikult ennem Kadrile esitasin selle küsimuse, et kas ta mõtles kunagi, et kas AI võib võtta töö ära või ma ise olen selle mõelnud, kuidas teie olete mõelnud, kas AI võib, kui see uudised hakkasid igal pool ilmuma, et kas AI võib võtta sinu töö ära ja ilmselt te olite AI-st juba enne seda teadlikud. Kas te mõtlesite, kuidas te vastasite sellele küsimusele? No ma võin alustada võib-olla selles osas, et kindlasti sul on nagu väga hea insight tehnoloogia poole pealt, Agur, aga ma võtan sellise tavainimese nagu vaate, et kui need uudised hakkasid tulema, siis muidugi esialgu see oli natuke hirmutav. Kuid siis ma meenutasin nagu, et kunagi tuli ka internet, et ma olen piisavalt vana ja ka siis see oli väga hirmutav, et mis nüüd hakkab saama, kus hakkab saama. Ma mäletan, kuidas tulid esimesed mingid internetikaubamajad, siis me kõik mõtlesime, kes seal kunagi käima hakkab, mitte keegi kindlasti ei hakka. Täna see on meie iga päev, me kasutame neid, et ma arvan, et eks AI-ga nagu üks asi, ta muutub nagu igapäevaseks, ta integreerub meie igapäevaellu ja kindlasti ta võtab mingi töö ära. Nüüd küsimus on lihtsalt, kui palju tööd, et ma vaatasin natuke numbreid ka, et McKinsey ütles aastal siis 2023, ehk siis nagu väga, mitte liiga ammu, eks ju, et aastaks 2030 umbes 30% töödest nagu on ära automatiseeritud. Nüüd kui AI on juures, et siis võiks veel 14% juurde tulla nagu selle efektiivsusega, ehk siis nagu mingi 43% töödest nagu ikkagi kaob ära. Samas, kui me mõtleme Eesti peale, kus on demograafiliselt olukord natuke pekkis nagu, siis meil on nagu tööjõudu kõvasti puudu, mitte üle. Et ma arvan, see on meie nagu võimalus üldse ellu jääda. Nii et oleme nutikad ja kasutame seda, õppime olema nagu seal nagu maailma tipptasemel ja ma arvan, sellest on meile väga palju kasu. Ma pigem arvan, et või ma vaataks seda asja üldse sedapidi, et mitte, et kas AI võtab tööd ära, ma arvan, et AI tekitab kõvasti tööd juurde. Inimene ja organisatsioon on üldiselt täpselt nii laisk, kui tal lastakse nagu olla.
ja siis, kui teda natukene nagu motiveerida ja sundida mingisugusteks muudatusteks, siis ta nagu paneb kogu oma fookuse selleks, et saaks jälle nagu laisaks tagasi muutuda. Ehk et automatiseerimine, rutiinsete tegevuste äraandmine, rumalate tegevuste äraandmine, et see on natukene sihuke koht, kus kohas AI tuleb hästi kõvasti appi. Ehk et võib-olla nendel inimestel, kes täpselt aru ei saa, miks nad seda tööd teevad, ehk neil on väga selge tööjuhend, nad teavad, mida nad või kuidas nad peavad seda tööd tegema, aga nad ei saa aru, miks nad seda tööd teevad. Siis võib-olla sellistes kohtades võib tõesti see töö otsa saada, sest lihtsalt palju efektiivsem ja sageli ka palju kvaliteetsem on seda nagu automatiseerida. Aga automaat ei tee ennast ise, et automaati tuleb ohjata, automaati tuleb suunata. Ehk et AI genereerib palju sellist analüütilist, struktuurset mõtlemist eeldavat, laia pildi mõistmist eeldavat tööd. Sest põnevat, ägedat tööd tuleb kõvasti juurde. Rumalat tööd, ma ei tea, monkey job. Seda jääb nagu vähemaks. Et see on võib-olla natuke nagu üks näide, mida ma olen kasutanud erinevates olukordades on see hobustelt autodele minek, aga hobustelt autodele me läksime mõnda aega tagasi, ehk juhid olid alles, enne olid juhid ratsanikud, siis nad olid nagu autojuhid, lihtsalt palju suurem kogus kaupa sai palju suurema kiirusega ühest kohast teise sõidutatud. Nüüd, mis juhtub, on see, et jah, mõned tööd saavad otsa, kaup endiselt liigub, aga juht enam ei ole tarvis, et nüüd on isesõitvad autod. Tegelikult isesõitvad lennukid, lihtsalt piloot pannakse selleks nagu sinna istuma, et inimesed salongis tunneksid ennast nagu kindlalt, aga lennukid lendavad niikuinii ise. Et jah, mingisugused tööd sellisel hästi kitsal ja piiritletud moel tõesti kaovad ära. Aga palju ägedam on välja mõelda, kuidas nüüd need isesõitvad autod niimoodi sõitma panna, et nad tõesti turvaliselt ja kindlalt ja sõidaksid ja jõuaksid ja see sõit oleks sujuv ja see meeleolu seal autos oleks mõnus ja see kõik on nagu palju ägedam töö, kui seal lihtsalt rooli taga istuda ja niimoodi tundide kaupa rooli keerata. Et ennem kui ma Emilia sulle sõna annan, et ma siia selle jutu jätkuks veel küsiks, et mida te täna võib-olla tööandja aspektist näete, et mis oleksid need võtmekompetentsid, et mida siis tänane töötaja peaks omandama, et üldse konkurentsis püsida AI kontekstis just? Minu poolt vaadates seesama, mis ma korra juba ütlesin, et analüütiline ja struktuurne mõtlemine. Sest täna veel ei ole käes see aeg, kus masin suudab mitte millestki midagi luua. Et masin saab ette antud ikkagi struktuuri ja loogika raames oluliselt kiiremini otsustada. Meil tundub küll, et masin mõtleb selle kõik välja ja teeb selle ise ära. See on lihtsalt tänu sellele, et masin suudab palju rohkem informatsiooni analüüsida ja järjestada ja mingisuguseks tulemiks nagu kokku panna lihtsalt nii kiiresti, et inimajule tundub, et kuskil käis mingi magic. Aga tegelikult sa pead saama aru nagu sellest struktuursusest, asjade loogikast, asjade omavahelisest sõltuvusest ehk et võib-olla selline, kas see nüüd just päris reaalteadused on, ma arvan, et sa pead mõlemad, sul peab olema empaatiat ja eetikat, sest kui sa masinale reegleid ette annad, siis just see eetiline pool, mida sina mainisid heade juristide osas, et kus see inimlikkuse moment, seda täna masin veel ei asenda, aga nüüd see inimlikkuse moment tuleb ära seletada masinale ja masin saab aru jällegi süsteemsest struktuurist. Ma arvan, et ta saab aru? Jah, ma arvan, et inimene ei oska piisavalt hästi seletada, et probleem on pigem selles, et kuidas õige prompti ette annad talle? Nagu inimeste kommunikatsioonis, et ma ju rääkisin kõik, kuidas ta aru ei saanud. Ilmselt ma siis ikkagi ei rääkinud hästi. Nii kaua rääkida, ise hakkad ka aru saama, mis sa räägid. Aga sina kui nii-öelda tööandja brändingu spetsialist, et kuidas sulle tundub? Ma arvan, et siin on nagu mitu teemat, et tegelikult ma arvan, et maailm liigub sinna poole, et me vajame inimesi, kes on natuke nagu rebelid, mässajad. Et mitte need, kes sulle öeldakse ette, tee ära ja siis sa teed, sa ei vaidle vastu. Ütleme kunagi võib-olla industriaalajastul see oligi see ideaalne töötaja. Varem täna räägiti siin ka ideaalsest töötajast. Kuulab sõna, teeb ära, on vait.
tulevikus see ongi masin, eks ju, see on robot, kes on selline ideaalne töötaja. Et mida nagu inimeselt oodatakse, on seda, kes küsib, aga miks, kas ma usun seda. Ja kui me nüüd tuleme nende AI oskuste juurde, siis ma arvan, see kriitiline mõtleme või küsime, et aga see päriselt nii on. Ma usun, et nagu paljud kuulajad on ka nagu AI-ga testinud erinevaid ülesandeid ja siis saanud vastuseid ja selle peale ma ütlen, jumal küll, et see küll nüüd päris õige ei ole, et AI, palun kallike, nüüd arvuta uuesti see asi üle. Sa ütled, nii see ikka on, eks ju. Et sa pead mitu korda tegelikult ikkagi testima ja nagu mitte nagu pimesi usaldama, et minu arust selle kohta tehti ka mingi uuring, et ma nüüd ei mäleta, kas oli Google'i uuringuid, et töötajad, kes siis nagu pimesi usaldasid, tegid 14% rohkem vigu nagu, et nende tulemustes oli 14% vigu, siis need vead paratamatult tulevad sisse. Ehk siis nagu tõesti üks asi on see kriitiline mõtleme, kuid samal ajal täpselt nagu Agur ütles, see suhtlemisoskus AI-ga, et sa pead oskama suhelda, sa pead õppima, mida ma ise olen tunnetanud ka nagu, mis on super oluline, ongi selge eneseväljendus. Et sa ei jõua AI-le nagu kõike lõputult pool tundi enda ühte mõtet ette öelda, sa pead suutma selle mõtte öelda hästi lihtsalt ja selgelt. Ja ma arvan, see on nagu selline asi, millest meil kõigil on kasu, kui me suudame enda mõtteid selgelt väljendada, mitte ei jää kuskile nii-öelda jahuma või muudest asjadest rääkima nagu. Nii, aga Emilia, ennem siin kõlas, et mis oleks võib-olla siuksed tüütumad ülesanded, mille saaks ära anda. Et ma saan aru, et ilmselt õppimist täna vist ei saa anda, aga et kui palju sina AI-ga enda igapäevaelus kokku puutud? No ma elan Soomes, Helsingis ja meie koolis ma olen näiteks märganud, et seal kasutatakse päris palju AI-d ja ma ise kasutan ka vahepeal kooliülesannetele, aga ma ei kasuta seda nagu, et küsin, tee need lahutused ära, tee matemaatika ülesanded, et ma pigem küsin näiteks, et kuidas seda saab parandada ja niimoodi, et see aitab päris palju minu arust. Kas õpetajatel on keegi jäänud vahele ka näiteks, et on mingi kirjandi kirjutanud ja siis on õpetaja pannud, ma ei tea, AI-ga tehtud. Kas õpetajad oskavad aru saada? Terve klassil on samasugused. No tegelikult ma olen märganud, et mõned õpetajad tegelikult on targad, et üks õpetaja ise kasutas. Mõned. Et üks õpetaja ise kasutas AI-d ühe ülesande tegemiseks ja siis ta just näitas, et kuidas see võib erineda nagu päriselt, et tema näiteks meie soome keele õpetaja saab hästi aru, kui on kasutatud. Et nojah, et. Aga mis on see üks asi võib-olla, mis AI juures teid kõige rohkem üllatab, mida te ei osanud 5-10 aastat tagasi üldse ette aimatagi? Ma arvan, et mind ei üllata nagu suurt midagi, et kui ma kunagi eelmisel aastatuhandel ülikooli lõpetasin, mitte eelmisel sajandil, vaid eelmisel aastatuhandel, siis minu lõputöö oli tegelikult machine learning uga seotud. Tõsi, tol hetkel tehti machine learning ut paberi ja pliiatsiga. Sest vähemalt Tallinna Tehnikaülikoolis ei olnud nii suuri ja võimsaid arvuteid, kui neid ka oli, siis ei saanud neid ometi tudengite peale raisata, et nemad seal oma nagu arvutusi teeksid, aga ehk et see 3 aastat tagasi muutus AI tänu OpenAI'le lihtsalt kõigile nagu taskukohaseks ja kättesaadavaks. Distsipliin kui selline on kümnendeid vana, nii et jah, et kes nüüd nagu tõesti päriselt esimest korda nägi seda 30. november 22 aastal, et sa saad arvutiga nagu suhelda ja arvuti käest midagi küsida, siis jah, see võib-olla oli seal tõesti nagu üllatus, aga minu jaoks, ma ei tea, kõik nagu loogiline, ma pigem nagu ootasin seda juba isegi varem. No mina võin nagu omalt poolt öelda, et mind tegelikult on üllatanud see, et AI puhul on nagu üldse väga palju erinevaid lahendusi olemas ja tekkinud, aga tegelikult väga väheseid neid veel kasutatakse laialdaselt. Et olgu siis kas või minu valdkond, tööandja bränding, et tegelikult saab väga palju teha nagu kujundusi, saab sisu luua, saab mõõta. Just mõõtmine on võib-olla see pool, mis oleks kõige olulisem ja mida kõige vähem tehakse, nagu et tulemuste mõõtmist ära automatiseerida.
või kasvõi müük ja turundus jälle, mida nagu küll on nii-öelda nagu tootestatud nagu osad ettevõtete, AI ettevõtete poolt, mis on nagu väga lahe, aga tegelikult saab ka ise väga palju teha. Et nagu ma arvan, me oleme veel sinna poole teel, kus me nagu jõuamegi nii kaugele, et me nagu tõesti oskame kasutada. Me veel ei oska seda kõike kasutada tavainimese tasandil. Jah, me räägime chatiga, teeme proovime mingeid teisi asju, vahepeal proovime kujundusi, siis jälle pettume, et oi, see nüüd küll ei ole päris see, mida ise tahaks teha, ma ikka ise teen paremini, teen käsitsi. Aga samal ajal tegelikult ikkagi saame kogu aeg aru, et nagu tagasiminek nagu ei ole see teekond, eriti kui me tahame ikkagi siin nüüd, me oleme ikka Eestis ikka olla need eesrindlikud ja nagu edukad, kiired, tootlikud, siis me peame nagu seadma ennast sinna ebamugavustsooni ja võtma selle aja, et õppida neid uusi oskusi ja tõesti neid uusi lahendusi kasutusele võtta, et. Ma arvan, et see põhiline väljakutse on tegelikult inimestele, mitte nagu sellele AI-le või tehnoloogiale kui sellisele, et mulle tundub, et hästi palju, on kindlasti terve hulk inimesi, kes lihtsalt alguses on pelglikud uue tehnoloogia osas ja see on täiesti normaalne. Siis on nagu inimesed, kes hakkavad teda natuke nagu kasutama, aga seal nagu võib-olla selle mõistmine, et AI saab nagu sinu tööd nagu täiesti fundamentaalselt, mitte nagu teha 10% paremaks, vaid täiesti upside down. Ehk et töö muutubki nagu teistsuguseks. Me kipume endiselt kasutama AI natuke nagu sellise, küsime lihtsalt küsimusi, et sihuke natuke nagu Google search. Siis järgmine tase on võib-olla siukene, et ma teen kõik käsitsi valmis ja siis lähen nagu ema või õpetaja juurde, et palun vaata üle, et kas saaks teha paremini, et natukene consulting, et see on Google search'ist võib-olla samm edasi, aga see on ikkagi siukene suhteliselt minimaalne nagu parendus või selle tööriista nagu ärakasutamine, et tegelikult nagu see fundamentaalselt peaks nagu tervet seda nagu tööahelat vaatama, ehk et seesama näide, mis sina tõid ka see disainide tootmise kohta, et jah, et võib-olla selle ühe nagu pildi ma suudaksin nagu käsitsi teha nagu kohe natukene nagu täpsema. Aga kui ma suudan selle prompti paika saada, kuidas selle tulevase logo või selle visuaali või visuaalse loo nagu alustõde on nagu korra nagu masinale ära seletatud, siis on see korduv kasutatav. Ma ei pea järgmine kord hakkama jälle nagu nullist nagu joonistama. Ja siuke eriline võlu on nagu sellest, et tavaliselt on nagu keeruline, kui sul pannakse üks pilt ette, siis sa ütled, kas meeldib või ei meeldi, üsna nagu digitaalne värk. Aga kui sa tahad, et su klient nagu kindlasti valiku teeks, sa peaksid joonistama vähemalt 3-4 pilti, sest siis on tõenäosus palju suurem, et ta vähemalt ühe nendest valib. Sest ühega on lihtne, mulle ei meeldi, tule homme tagasi, aga kui on 4 pilti, et okei, midagi siit ju võiks nagu välja valida. Aga 4 joonistamine võtab nagu 4 korda nagu aega. Kui sa selle prompti ühe korra teed nagu valmis, sa saad selle baaspildi. Ja siis on sul mõtted, et siit selle nupu võiks teha punaseks, siia võiks panna lilled ja siis võiks nagu veel midagi teha. Sa lihtsalt täiendad prompti ja ütled, et anna mulle palun 4 versiooni veel. Ja sul on nagu sekunditega, isegi mitte minutitega on nagu need järgmised 3 pilti nagu loodud, ehk et sa oled nagu 3 pildi aja kokku hoidnud. Sest sa alustasid kogu seda protsessi kohe AI-d kasutades, mitte Google search ides või AI-ga nagu lõpptulemust valideerides ja verifitseerides. Et minu arust nagu inimese peas peab ära käima see kiiks, et kas minu töö saab olla täiesti fundamentaalselt hoopis teistmoodi tehtud ja mis on siis minu roll selles nagu töös. Aga kui palju te võib-olla tunnete, et täna see nii-öelda vastuseis AI-le on tingitud sellest, et inimesed kardavad, et AI äkki võtab töö ära või hoopis selles, et nad kardavad, et nad äkki ei saa hakkama selle kasutamisega? No kui sa kardad, et sul võtab töö ära, siis võtabki. Midagi teha ei ole, sest kui sa ise nagu otsustasid, et sa ei lähe bussi peale, siis sa jääd bussist maha. Et see küsimus on, ma arvan, hästi lihtne. Nagu see hirmu küsimus on jah, võib-olla natukene, ma ei tea, siis proovi kodus tasakesi ja tassi teega teki all, alusta selle Google search'iga ja vaata, kuidas see edasi läheb või kui sa oled ettevõttes ja näed, et sul mõned kolleegid nagu justkui on julgemad ja tublimad, et siis küsi nende käest nõu või mine oma juhi juurde ja ütle, et kuule, et tundub, et siin mõned meil oskavad, et äkki teeks ühe siukse reede pärastlõuna, kus me lihtsalt räägime. Et ega see esimene hirm on nagu keeruline, aga kui sa ise otsustad bussist maha jäädes, seal bussist maas. Aga kui sa natukene ikkagi saad aru, et midagi tuleb muutuda, nagu siis tuleb
nagu iga asjaga, mine ja küsi abi, mine trenni, mine koolitusele, loe raamatuid. No ma nagu ütleks ka, et nagu tegelikult ainuke viis nagu hirm on tegelikult üks tugevamaid jõud üldse inimesel psühholoogiliselt. Et kui sul see juba on sees, siis on nagu tegelikult suht nagu jama nagu, et sellega peab nagu, sa pead ise leidma selle lahenduse ja hirmutamine aitab ka. Nii et ma kasutan siis hirmutamise tehnikat kuulajatele, et põhimõtteliselt kui te nüüd ei hakka ennast ikkagist eluga kurssi viima ja AI-ga nagu koostööd tegema, siis te kaotate tõesti töö. Et noh, ma lihtsalt toon konkreetsed näited, et tõesti põhja poolt Soomest, et viimane aasta nagu majandustelt oleks võinud taastuda, kuid teilt ettevõtted teevad meeletuid koondamisi just sellepärast, et tuua sisse efektiivsus. Väga palju töid on just nagu ka ütleme kogu sellise automatiseerimise AI tõttu nagu nii-öelda kokku võetud, ära kadunud ka IT-valdkonnas. Nii et tegelikult nagu kui sa ei tee neid samme praegu kohe, siis see tegelikult on reaalne oht nagu, et su töökoht ongi ohus. Samas nagu ma ütlesingi, et Eestis meil on ikkagist nagu töökäsi oluliselt vähem. Nii et seega see ümberõppimine, enda nagu valdkonna leidmine, ma arvan, need on nagu väga olulised teemad. Ja noh, võib-olla veel nagu hirmude teemal, et noh, ma olin ka päris hirmunud eelmine nädal, kui ma vaatasin, et üks tuttav nagu oli enda arvutisse lasknud 2 robotit, mingid AI robotid, kes hakkasid siis tal arvutit parandama ja siis üritas need robotid omavahel suhtlema panna. Kui ma seda lugesin, nagu mulle tundus see lihtsalt mingi metauniversum, milles mina olen täielikult välja jäänud, mängust nagu ukse taha jäetud, et teistel käib pidu ja mina nutan ukse taga. Et ehk siis nagu no, see on nagu tõenäoliselt juba see kõrgem tase. Et kui te hakkate AI-ga nagu neid esimesi samme tegema, siis ärge laske ennast häirida, et mõned mängivad robotitega enda arvutis, vaid et tõesti nii nagu Agur ka ütles, et alustada kas või selle enda tööde nii-öelda optimeerimisega, süstematiseerimisega ja noh, kõige lihtsam on see, et üldse enda ülesanded esialgu kirja panna käsitsi, sul ei ole vaja selleks nagu seda AI-d, vaid sa saad ise nagu listi ära teha ja siis sa saad hakata seda nagu veelgi täiendama. Selle peale tahaks ka kohe nagu, et mingid robotid mängivad kuskil arvutis, et kui palju võib-olla täna üldse teadvustatakse neid ohte, et eks ju on isikuandmed, et neid kuhugile pandakse, konfidentsiaalne info, siis ilmselt Agur on kursis väga hästi vibe coding uga, eks ju, et kui palju nagu seda nii tööandjana või ka nagu töötajana tajutakse, et seal on ka omad ohud? Ma arvan, et see on küll väga selgelt selline hariduslik koht, kus tööandja peab selgelt nagu sellises juhtivas ja eestvedavas rollis olema, ehk et tööandja peab nagu aru saama, kas tal on tundlikke andmeid, millised need andmed on, mida peaks nagu kuidagi eriliselt kohtlema või kaitsma. Töötajatega tuleb sellest rääkida, anda selliseid praktilisi läbikatsetamise võimalusi, mida me oleme nagu Pipedrive'is teinud. Me oleme endale loonud nagu sellise, me kutsume seda Tiger Team kontseptiks, kus me oleme loonud nagu sellise suhteliselt selgelt raamistatud, nii ajaliselt raamistatud, aga ka nagu reeglitega piiritletud nagu keskkonna, mille sees inimene saab turvaliselt katsetada. Me paneme sinna sünteetilised või tehislikud andmed, aga me kogu aeg nagu ka monitoorime, et kui sa tegid nende andmetega midagi, siis mis oleks see potentsiaalne mõju olnud nagu päriselus, ehk et sa lahendad päriselulist probleemi, sa saad õppida täiesti uut tööriista, sa saad katsetada täiesti uusi nagu töövõtteid, töömeetodeid, siis me peegeldame nagu seda sulle ka tagasi, et kui sa oleks teinud seda nagu päriselus, et mis oleks siis võinud nagu nässu minna, ehk et teoreetiline õppimine, lihtsalt nagu rääkimine, lugude rääkimine on nagu väga kõitev, nagu see lugude rääkija nagu on tavaliselt konverentsi lõpuesineja ja siis kõik lähevad hästi positiivselt ära. Järgmine hommik keegi ei mäleta, mis lugu oli, aga jube kihvt enesetunne oli. Ehk et sa pead selle praktilise nagu katsetamise ja praktilise kogemuse saamise võimalikult turvalises keskkonnas nagu nii suurele nagu muudatusele alati nagu kaasa tooma, et ja see on nagu tööandja kohustus, sest tööandja teab, et miks ma seda äri teen, mis on selle äri nagu kriitilised aspektid ja siis ka see seadusandluse tundmine, ehk et kuidas seda siis kõike nagu turvaliselt ja legaalselt teha. No ma võib-olla toon siin välja nagu ka, et siis väga huvitava võrdluse, et kui AI tuli, siis organisatsioonid jagunesid 2 leeri. Ühed ütlesid niimoodi, et kui tahate, siis võite vaikselt vaadata, teised olid ei.
kindel ei, meil on nagu keelatud see. Ja see meenutab mulle natuke seda aega, kui kunagi sotsiaalmeedia tuli. Et 2010, 2013, 2014, mida siis organisatsioonid arutasid, mis kõige popim teema oli see, et sotsiaalmeedia reeglid. Sest nad kartsidki, et sotsiaalmeedia rikub ära organisatsiooni mainest, need oma töötajad hakkavad rääkima kohutavalt halbu asju seal nagu tööandjast. Ja kui see läheb levima, siis on aktsiahind ja pankrott on kohe tulemas, eks ju. Mis on täna juhtunud, et täna organisatsioonid näevad väga palju vaeva selleks, et nende enda töötajad kasutaks sotsiaalmeediat ja selleks, et nad räägiksid seda positiivset sõnumit nagu edasi. Ja tänapäeval nagu need sotsiaalmeedia reeglistikud, mis said loodud, need on ammu unustuse prügikastis. Täna on nagu just see, et sotsiaalmeedia guideline'id, et kuidas sa kasutada nutikalt. Ja ma arvan, et see on see suund, mis nüüd nagu juba, mida ma arvan, vaid see ongi see suund, mida väga paljud organisatsioonid oskuslikult teevad. Et täpselt jälle nagu luua need guideline'id, et kus raames sa saad mida kasutada. Kuid see kindel ei, et me lihtsalt kardame, me oleme nii salajased, me oleme nii erilised, tegelikult lõppude lõpuks mõjutab seda konkurentsivõimet. Nii et selles osas nagu siit tõesti tasub nagu vaadata nagu seda edasiminekut nagu. Ja enne viimast küsimust, Emilia, kuna meil aeg pressib juba peale, kuidas tänase põhjal ema töö tundub, et kas võiks ka tema mantlipäri olla? No ega päris lahe töö on, aga võib-olla ma tahaks midagi natuke erilisemat teha. Mis ema töö juures kõige ägedam on? Mulle meeldib, et ta on vahepeal kodus ja vahepeal on mujal ka, et siis, et ta ei lähe nagu kontorisse, et siis ta teeb kodus tööd. Et see on äge, kui ta kodus on. Yeah. Mulle meeldib, kuidas minu 8-aastane laps ütleb näiteks minu töö kohta, et sul on emme nii lihtne töö, sa võtad ainult telefoni vastu ja sa suhted inimestega, et see on ju nii lihtne. Ja. Sulle sellest palka makstakse. Et nii, aga me peame kahjuks lõpetama ja viimane küsimus on see, kui te saaksite täna anda ühe kõige tobedama töö enda laualt kohe ära Aile, mis see võiks olla? Mis sa ära annaksid? Kõige tobedama töö? Nagu... Ükskõik, mille sa ära annaksid, kas või näiteks nõude pesemise, mis sa ei tahaks üldse teha, mille võiks AI üle võtta? Prügimehe töö. Annaksid prügimehe töö väga hästi. Väga hea. Ma arvan, et see nii liigub ka, nagu Agur ennem rääkis, et autod liiguvad ise, et varsti prügiauto ka. Ja. Ja mina lihtsalt nagu tahaks enda kirjutamise, nii et ma lihtsalt mõtleksin ja juba kiri saab valmis, nagu et AI teeks valmis. Et ta loeks sinu mõtted juba ära. Täpselt. Seda arendatakse, et need chipid lähevad sinna aiu ja? Seda veel ei tahaks nagu, aga põhimõtteliselt seda tahaks nagu see tulemus tahaks. Aga mitte, et midagi oleks sinna paigaldatud. Ajusse kiivrit nagu või mingi chipi päris ei tahaks. Päris valmis veel selleks ei oleks. Aga nii nagu muutub, et 10 aasta pärast oleme kõik. Mille sina ära annaksid? Ma arvan, kõik sellised väheproduktiivsed või üldse mitte produktiivsed tegevused nagu käsitsi koosoleku memode koostamine või mingisuguste dokumentide lugemine, mille algpõhjus on tänaseks täiesti teadmata, aga mis kellegi peas endiselt eksisteerib olulise asjana, et kogu selline nagu ajaraisk peaks minema nagu nurka, mitte et sa ei saa neid dokumente ignoreerida, et võib-olla mõni seadus ongi juba nagu 150 aastat vana ja siis midagi teha ja sa pead seda nagu teadma, aga see AI koht oleks siis nagu kui mul on mingi olukord, mida ma talle nagu kirjeldan, või mitte veel chipiga, aga võib-olla lihtsalt nagu räägin oma probleemi, ma ei pea tingimata enam isegi nagu klaviatuuri kasutama, räägin oma selle nagu probleemse olukorra ära, siis kogu selle nagu ajaloo ja selle makulatuuri vaatab läbi nagu see AI agent ja toob mulle sealt relevantsed punktid kohale selle asemel, et lugeda 200 lehekülge halvasti struktureeritud, suht mõttetut teksti ja saama sealt võib-olla nagu 3 bullet pointi, mis on relevantsed minu sellele olukorrale. Mingis järgmises olukorras võib-olla sealt samast dokumendist võetakse mingid teised 4 punkti. Aga täna nagu inimene on harjunud, et alati ta läheb ja loeb selle 200 lehekülge algusest lõpuni uuesti läbi. Tundub sihukene aega raiskav. Et ma arvan, sellele me oleme täna juba väga lähedal, et seega niimoodi on. Väga lähedal. Aga suured tänud teile ja tänud väga ägedale töövarjule nii ägedal päeval. Aitäh teile. Suur aitäh. Aitäh teile. Suured tänud. Ja sünnipäeva jätku.